Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala kõmulisemad uudisteemad. Reedel, päev enne Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sõjalist operatsiooni Iraani vastu ning sellele järgnenud Iraani vasturünnakuid, jõudis paljude teiste turistide hulgas piirkonda ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkur. Peagi tuli hakata otsima aga põgenemisteed ohutusse. Sotsiaalmeedias on vallandunud kriitika, kuidas NATO liikmesriigi kaitseministril puudus info, et meie suurim liitlane USA on piirkonnas vastavaid sõjalisi operatsioone alustamas. Millised võiksid olla piirkonna edasised arengud, millised on sõjakoldesse sattunud inimese esmased emotsioonid ja miks meie kaitseminister äreval ajal piirkonda otsustas reisida, seda kohe härra Hanno Pevkurilt ka uurime. Tervist! No kõigepealt räägime selle läbi, et teie joote tagasi kodumaale alles laupäeval, on nii? Et kuidas teil hetkel see olemine seal on? No hetkel soetatud piletid on nii, et me hakkame lendama reedel ja see reis on natukene pikem läbi Euroopa selleks, et koju jõuda. Ja kuna mul piletid olid või praegu on vähemalt piletid kehtivad, et siis ma ei pidanud mõistlikuks ka hakata siis kohti ära võtma või hakata sättima ennast siis riigi poolt korraldatud lendule, ehk need lennud jäävad Eesti inimestele, kes siin on ja mina jäin nende piletite juurde, mis mul praegu broneeritud. Ma loodan, et see lend toimib, eks siis elu näitab. On koduigatsus suur praegu? No eks selle olukorraga tuleb lihtsalt siin praegu leppida ja arvestada, et kui lennuvõimalusi on nahtalt, siis tuleb sellest kinni haarata, mis oli. Need lennupiletid on siin ka muutunud mitu korda ja mõtlen, et seetõttu praegu kehtiv broneering on jõus. Esmaspäeval on Riigikaitse Nõukogu, arutame Vabariigi Presidendi ja valitsuse liikmetega samamoodi olukorda, nii et eks peab koju jõudma. Aga nagu meil saate formaat ette näeb, ma esitan teile 10 küsimust ja ootan siis konkreetseid ja ausaid vastuseid. Alustuseks üks inimlik küsimus. Kas tundsite konflikti puhkedes ka surmahirmu? Et milline on see inimlik reaktsioon sellele, kui puhkusreisist areneb hoopis pääsede otsimine turvalisusesse? Ei, mina ei tundnud, et ma olen olnud erinevates konfliktipiirkondades ka varem, et Ukrainas iga poole aasta tagant käinud, samamoodi Afganistanis on minust siin umbes 500 meetri kaugusel plahvatanud autopomm, kus oli 500 kilogrammi trotüüli, Iraagis olnud, et selles mõttes neid kriisikoldeid on ka varem ette tulnud ja minu jaoks ei olnud küll surmahirmu, et seda ei saa öelda, aga loomulikult stressirohke see eelkõige minu tütrele ja minu abikaasale oli, sellepärast et nemad ei ole sellises olukorras kunagi olnud. Kas sõjalise olukorra eskaleerumine piirkonnas on paratamatus ja mis on Donald Trumpi sellised minimaalsed ootused selles operatsioonis? Kui me meenutame, et kui veel korra tulla selle juurde, et kuidas nüüd Emiraadid ka siia konflikti on kaasatud, et siis tegelikult kui eelmine kord Iisrael ja Ameerika Ühendriigid tegid täppisrünnaku Iraanile, siis tegelikult see päädis Iraani vastusega Iisraelile, aga sellesse ei kaasatud siin kohalikke naabreid. Et seekord oli see kindlasti mõnevõrra ootamatu, et ja väga paljudele julgeolekuekspertidele üllatav, et Iraan otsustas rünnata ka oma lähinaabreid. Ja kindlasti seetõttu see olukord on mõnevõrra teissugune, aga nagu me näeme ka Donald Trumpi viimastest väljaütlemistest ja ka tegutsemistest, kus põhja lasti näiteks üks suur Iraani sõjalaev, et siis pigem Ameerika Ühendriigid jätkavad täppisrünnakutega Iraani vastu. Kas nende arengute valguses võime öelda, et tõenäoliselt räägime siin uuest pikale venivast väsitavast sõjakoldest, mis piirkonna rahvast nii julgeolekuliselt kui ka majanduslikult koormab, et kuna on vähetõenäoline, et sealne turismiharu näiteks nendest sündmustest mõjutatud ei saa? No ma jagaksin võib-olla 3 osasse selle konflikti, et esimene osa on loomulikult otsene sõjaline konflikt Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Iraani vahel ja siin sõltub eelkõige sellest, millal Ameerika Ühendriigid ja Iisrael koos loevad oma eesmärgid saavutatuks ja kas Iraan on valmis läbi rääkima või mitte ja kas Iraan soovib siis vastata. Ehk see on puhtalt sõjaline vaade ja see on võib-olla kõige keerulisem ette ennustada. No ma saan aru, et need sündmused arenevad praegu niimoodi, et USA väidab, et Iraan soovib edasi läbirääkimisi pidada, Iraan ise omalt poolt ütleb, et see on täielik vale.
no mõlemad pooled on Ameerika Ühendriigid samamoodi öelnud, et on liiga hilja juba läbi rääkida, nii et eks siin samas tuleb signaale, et siin samas Omaanis ikkagi proovitakse neid läbirääkimisi pidada. Et infot tuleb siit ja sealt, et eks sellist lõplikku tõde ongi raske hetkel välja öelda. Teine pool konfliktist on kindlasti mõju siinse piirkonna turismile ja üldse majandusele, sellepärast et nii Hormuzi väina küsimus, kas nafta ja gaas liigub välja või mitte, samamoodi turism, et see on ikkagi väga suure hoobi saanud ja seetõttu nii Emiraatidel, Saudidel, Omaanidel, kõigil on ikkagi huvi, et see konflikt võimalikult kiiresti lõpeks, et taastuks ka nende jaoks väga oluline turismi valdkond. Ja kolmas mõju on otseselt meile Euroopale, ehk siis see, kuna Iraan on ameeriklaste vastu alustanud vasturünnakuid, siis Ameerika liitlaste vajadus õhutõrjesüsteemide järele kasvab hüppeliselt ja see tähendab seda, et Ameerika Ühendriigid ei saa õhutõrjesüsteeme anda Ukrainale, mida Ukraina väga vajab ja see annab omakorda vabamad käed siis Venemaale tegutsemaks Ukrainas, nii et need kolm kihti on täiesti erinevad ja need kolm kihti siis on ka erineva mõjuga Euroopale, millest kõige suurem mõju Euroopale vaieldamatult on see, et Venemaa saab Ukrainas vabamad käed. No ma hakkan siit samast sellest Ukraina teemast siis kohe kinni, et kas Ukrainal on siinkohal Iraani tähelepanu hajumisest ka võita, et kas Venemaa praegu ei saa enda sellisele tugevale liitlasele siis loota? Või pigem on ikkagi sellest USA fookuse hajumisest neil kaotada? Kahjuks me peame siin tunnistama, et Venemaal on sellest Iraani konfliktist võita, et me oleme näinud, et Venemaa on alustanud ise siis Shahed 136 tüüpi ja ka teiste droonitüüpide ehitamist ja valmistamist ja nad ei sõltu enam nii palju Iraanist, pigem Iraan sõltub Venemaast, aga siinkohal kindlasti Venemaal ei ole väga palju kaotada sellest, et siin see konflikt on. Loomulikult nemad räägivad sellest, et tuleb leida diplomaatiline lahendus ja nii edasi, aga pigem Venemaal see Iraani, Ameerika, Iisraeli konflikt annab rohkem võimalusi ja vabadust Ukraina ründamiseks. Kas ajatolla Khamenei neutraliseerimine võib saada ka reaalselt rõhutud Iraani rahva jaoks uueks võimaluseks või on realistlik stsenaarium ikkagi see, et uue ja tulevuse valitsejal jätkab riik samal kursil ja sama režiimiga? Hästi palju sõltub sellest, kui valmis Iraani rahvas on vastutust võtma, et siin ju vähem kui 48 tundi tagasi tuli otsus, et ajatolla Khamenei järglaseks on tema poeg. Tänaseks on tulnud uudis, et ka tema poeg on kõrvaldatud. Kas see saab ka kinnitust, eks seda peavad näitama siin lähitunnid ja päevad. Ma saan aru, et tema poeg toetas samamoodi sellist teokraatlikku võimu ja enda isa siis tõekspidamisi. No kui te võtate ühe poja, kelle isa on olnud ülipikka aega usujuht ja riigijuht ja siis isa kõrvaldatakse, on ju loogiline, et poeg soovib kättemaksu. Sellele eriti arvestades usulist tausta, nii et see sõda siin on kindlasti teistsugune oma iseloomult kui näiteks Venemaa-Ukraina konflikt, kuna siin on tegemist ususõjaga Iraani vaatest vähemalt ja ei ole nii palju huvisid mängus, kui on puhtalt poliitilised majanduslikud huvid Venemaal versus Ukraina, nii et need on täiesti erinevad sõjalised konfliktid ja loomulikult seetõttu tegelikult hästi palju sõltub sellest, et millised need nüüd lähipäevad ja nädalad Iraanis on, kas see kui palju Iraani rahvas saab endale võimalust ja vabadust ise oma saatust määrata. Hetkel see väga tõenäoline ei paista, hästi palju sõltub sellest, et kui palju Iraani rahvas saab ise midagi otsustada. Te tõenäoliselt olete kursis Eesti inimeste reaktsiooniga sellele, et meie kaitseminister sellisel äreval ajal sõjakolde keskele siis sattus. Seega ma küsin teilt ikkagi need küsimused ära, et kas teil puudus kaitseministrina igasugune indikatsioon selle kohta, et meie olulisim liitlane on seda sõjalist rünnakut koos Iisraeliga koordineerimas? Kõik, kes lugesid avalikku meediat, nägid, et Ameerika Ühendriigid olid koondamas sõjalist jõudu. Samas loomulikult Ameerika Ühendriigid ei ütle ühelegi liitlasele, välja arvatud Iisrael, kellega nad seda koos rünnakut planeerisid, millal täpselt rünnak aset leiab. Ja suure tõenäosusega see otsus tehtigi väga viimasel hetkel. Tavaliselt need otsused tehakse väga viimasel hetkel. Samamoodi ju Ameerika Ühendriikide üks suur liitlastest, Itaalia,
Itaalia kaitseminister oli siin samamoodi, nii et see on väga hea kinnitus sellest, et tegelikult sellist infot ei jagata. Ja veel kord, kui me võtame luureeksperdid erinevad hinnangud, siis pigem ka Iraani poolne käitumine ei viidanud varasemalt sellele, et hakatakse siin näiteks Saude või Bahreini või Katari või Emiraate ründama. Et see on varasemalt olnud välistatud. Nüüd Iraan otsustas teistmoodi ja eks selles mõttes need varasemad luurehinnangud kindlasti ajaloo tarbeks kirjutatakse tulevikus ümber. Mingid ohuhinnangud siiski antud olid, et kas te alahindasite neid ohuhinnanguid või tegite lihtsalt rumala otsuse hoiatustest hoolimata puhkusereisile sõita, et tundub, et kumbki versioon justkui ei räägi hetkel teie kasuks? Ei ole selles mõttes, ei olnud kirjalikke ohuhinnanguid ja välisministeerium ei olnud ka ühtegi, just et välisministeerium on täpselt samamoodi infoga kursis nagu kaitseministeerium ja välisministeerium ei olnud ja mitte ükski teise riigi ministeerium ei Euroopas ega mujal ei olnud pannud Emiraat nii-öelda mitte soovitavaks riigiks, et palun ärge sinna piirkonda minge. Kas sotsiaalmeedias vallandunud meemitorm ja kriitika teie suunal on siis teile teenimatult osaks saanud või mõistate inimeste etteheited? On neid, kes väga kaasa elavad ja kirjutavad, et loodetavasti saate kenasti koju nagu teised eestlased. On neid, kes on vähe kriitilisemad, see on elu. Et ma tänan kõiki neid, kes on kaasa elanud ja ka neid, kes on selliseid meeme teinud, et midagi, see on osa võib-olla sellisest tavapärasest heast huumorist. Nii et tänan kõiki, kes on kaasa elanud, proovin tulla kodust. Riigikogu väliskomisjon asus pühapäeva õhtul erakorralisel istungil seisukohale, et Eesti ja Euroopa Liit peavad toetama USA ja Iisraeli ühisoperatsiooni Iraanis. Et kas seeläbi on kohane oletada, et sealsed sündmused mõjutavad vähemal või rohkemal määral ka meie julgeolekut? Et seda Ukraina niši me juba mainisime, aga on seal veel mingisuguseid selliseid külgi, millega me peaksime arvestama? Kõik konfliktid, mis mõjutavad meid või meie liitlasi, mõjutavad otseselt ka Eesti turvalisust. Ja loomulikult seetõttu tegelikult me oleme seda kogu aeg varem öelnud, et erinevad konfliktid on mõjuga ka Eestile ja vahet pole, et kui siin olid varasemalt õhus ju konflikti võimalused Hiina ja Taiwani vahel, samamoodi Iisraeli varasem konflikt Gazas ja nüüd Iraaniga ja varasem konflikt Iraaniga, nii et need kõik mõjutavad meid, sellepärast et nendes on seotud ka meie liitlased, ka Iraan ründas teatavasti Suurbritannia baasi Küprosel, nii et loomulikult see, mis toimub maailmas laiemalt ja kus on seotud erinevates konfliktides ka meie liitlased, seal on ka Eesti huvid mängus. No mitmed suurriigid on juba avaldanud selles suhtes oma toetust ja valmisolekut sinna appi minna Iraani vastu, sealhulgas näiteks seesama Suurbritannia, et mida see tegelikult meie jaoks tähendab, et mis ulatusest me siin räägime, et kuivõrd me oleme mõjutatud sellest? Või on praegu veel vara mingeid oletusi teha? Ja ma soovitan mitte spekuleerida, et tegelikult hetkel on Ameerika Ühendriigid Iisrael seda Iraani vastast sõda pidamas ja hoidmas. Meie seos seal on eelkõige seotud, nagu ma ütlesin, Ukraina turvalisusega ja sellega, et Ukraina vajab hetkel Euroopa ja sealhulgas Eesti abi veelgi rohkem. Nii et erinevad sotsiaalmeediast läbi käinud mainimised, maailmasõja mainimised, et sellest me hetkel rääkida ei taha, et kuidas te nagu siinkohal inimesi rahustaksite võib-olla? Rahustada saab sellega, et veel kord meie teeme oma otsused ise ja meie põhifookus hetkel on Ukrainas. Eesti inimesed, kes siin Emiraatides on või ka Omaanis on või ka Saudi Araabias on või Bahreinis, et Eesti inimestele pakutakse tuge selleks, et tulla koju. See korraldatakse ära ja loomulikult kõik edasised tegevused või edasised ka otsused sõltuvad sellest, milline on areng nendes erinevates sõdades või sõjalistes konfliktides, et olgu ta siis Ukraina või olgu ta siin Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Iraani vahelises konfliktis. Hanno Pevkur, ma väga tänan teid, et leidsite aega nendele küsimustele vastata ja ma soovin teile ja teie perekonnale siis turvalist koju jõudmist.
Jana Kussanova algatusel koguti Eestis toiduainete käibemaksu alandamiseks ligi 100 000 allkirja, mis on märkimisväärne number. Reformierakond aga Riigikogu täiskogu istungil antud muudatust hääletusele panna ei soovinud. Meie lõunanaabrid lätlased vastava muudatuse aga äsja sisse viisid. Miks Eestis sellele nii vastu ollakse, seda lähme arutame Jana Kussanova endaga. No alustame kohe algusest, et mis te arvate, mis on selleks põhjuseks, et kuigi meie lõunanaabrid just vastava seadusmuudatuse vastu võtsid, siis Reformierakond ei ole valmis panema antud teemat, kus on taga tõepoolest peaaegu 100 000 inimese allkirjad isegi Riigikogu täiskogul hääletusele? No ilmselt see ei ühti nende strateegiaga ja pikaajalise visuaali ja plaaniga, et ma olin ise ka suhteliselt üllatunud, et siiski, kui me räägime demokraatiast, et 100 000 häält peaks olema piisav, et vähemalt austada seda petitsiooni nii palju, et see suurde saali saata. Ma arvan, et peab proua Akkermannilt küsima, et mis need motivatsioonid seal taga on, et äärmiselt kurb on tõdeda, et demokraatiast on asi kaugel. Aga mis oli teie jaoks murdepunkt, et te selle petitsiooni üldse algatasite, et kindlasti see oli mingisugune kas poeskäik või väljas söömas käik, kus te mõtlesite, et nüüd on nagu igasugused piirid juba ületatud, et inimesed ei tule lihtsalt selle survega enam toime? Jaa, ma olin tegelikult eelmine aasta 4 kuud Eestist eemal ja ma tulin tagasi ja ma sain aru lihtsalt, et toidukorvi maksmus on nii palju tõusnud ja kui ma oma palgaga elasin Itaalias ja igal pool mujal suhteliselt hästi ära, siis siin pidi ikka väga korralikult arvestama ja minul on nagu veel keskmisest ikkagi parem palk ja ma hakkasin mõtlema, et mu enda ema on pensionär, et kuidas inimesed üldse toime tulevad, aga nad ei tulegi, ja see selleks ajandiks sai. Aga kui me räägime toimetulekust, kas siis tänane reaalne olukord on see, et on tulnud teha lihtsalt mingisuguseid mugandusi, et olukorraga kohaneda, või on siiski olukord selline, et on peresid, kus tuleb lihtsalt tunda tühja kõhu tunnet? Paraku neid peresid ilmselt Eestis on, kes peavad mõtlema selle peale, kust tuleb nende järgmine toidukord. Selle jaoks on meil õnneks koolides on mõned toidukorrad lastele, aga see on kurb reaalsus. Meil elab suhtelises ja absoluutses vaesuses 24% inimesi. Vist just lugesin, et 12 000 last elavad absoluutses, nagu ootavad toetusi ja riik ei tee selle jaoks mitte midagi, et see on reaalsus, millega tuleb nagu rinda pista. Meil räägitakse nüüd, valitsuspartei räägib sellest, et nad maksukoormust vähendasid, selle tulumaksukoormust, aga reaalsus on see, et võidab ju inimene, kes teenib kõige rohkem, et jällegi nendel, kellel on kõige raskem, on neile keerati järjekordselt selg. Aga kui see 100 000 allkirjaga petitsioon niimoodi, ütleme siis, tagakäed sahtlisse lükati uuesti, kas teie tunnete ennast, et käed hoivad rüppe või on siiski plaan edasi võidelda? Loomulikult on plaan edasi võidelda, see ainult motiveerib, et probleem ju ei kao ära. Selles suhtes, et petitsioon võib sahtlisse minna, aga probleem eksisteerib edasi ja mina jätkan kindlasti sellest võitlust ja ma arvan, et nad tegid endale sellega karuteene lihtsalt, et ma arvan, et see aitab ainult hoida rohkem seda teemat pildis. No meil on tulemas järgmisel aastal Riigikogu valimised, tõenäoliselt on see üks nendest teemadest, millest saab valimiskampaania jooksul siis üks põhiteemasid, millega erakonnad hakkavad kauplema. Mis te arvate, kas siis võib Reformierakond enda strateegiat muuta või annab see lihtsalt praegu sellise trumbi kätte opositsioonierakondadele, kes lubavad võib-olla maad ja ilmad kokku, aga võib-olla lubavad ka midagi sellist, mida tõepoolest ära tehakse? No kui Reformierakond peaks nüüd oma strateegiat muutma, siis see oleks äärmiselt läbinähtav ja ma arvan, et inimesi on nüüd nii palju, kui ma tagasisidet olen saanud, siis inimesed näevad juba läbi seda, et mingi piirini võib ju inimest lollitada, aga nüüd on nagu nii-öelda ämbrid täis kallatud ja kindlasti see saab mitmele erakonnale platvormiks põhiküsimuseks ja ma arvan, et see varem või hiljem tehakse ära, sest et see on lihtsalt jätkusuutlikkuse küsimus ja see on Euroopa Liidu suund kõikides riikides peale Taani, et siin ei ole küsimust.
No paljud poliitikud on öelnud ka seda, et ei tasu karta, et toiduainete käibemaksu alandamine kuidagi meie sellist, ütleme siis, äri peataks, et pigem vastupidi, et kui inimestel jääb sealt rohkem raha kätte, nad kulutavad seda raha ikkagi poodides, aga lihtsalt nad saavad endale rohkem võimaldada, et elada elamisväärsemat elu. Et kas te olete ka seda meelt? Ja ma olen sellega nõus, et see raha ju kulutatakse endiselt toidule, et kui inimesel puudub praegu võimalus süüa osta nii palju, kui ta seda sooviks, siis kindlasti kui talle antakse mingi 30-40 eurot vaba raha, siis ta kindlasti kulutab selle toidule, mitte ei lähe kuskile reisima sellise summa eest. Et ma usun, et see raha jääb Eestisse ja see tuleb lihtsalt ringiga tagasi eelarvesse, et mina ei näe sellest probleemi. Aga räägime natukene ka sellest tagasisidest, mis te olete inimeste käest saanud, et millised need emotsioonid on, et kas on seal tunda sellist, ütleme, vaimu kärbumist, et tundubki, et nagu võideldakse tuuleveskitega? Inimesed on lootusrikkad, on ka pettunuid, kes tõesti, nad on pettunud selles, et tõesti lükati sahtlisse nii suur petitsioon, et nii suure allkirja kogustega lükati lihtsalt sahtlisse, et nad nagu ei usu, et selline asi Eesti riigis võimalik on. Teisest küljest on inimesi, kes sooviksid nii-öelda rohkem meelt avaldada, ütlevad, et Jana, et võta ohjad ja et lähme. Ma ei ole praegu enam kindel, et see meeleavaldus nii väga palju mõju avaldaks. Vaatame, mis siin lähitulevik toob. Aga üldiselt ei ole vaim kärbunud ja selles suhtes võitlushing on eestlastel tugev ja me jätkame seda ja aga ütleme siia lõppu, kuigi see oli juba üsna positiivne sõnum, aga ütleme siia lõppu ikkagi inimestele mingisuguse positiivse või lootust andva sõnumi. Päike on välja tulnud, tuju on hea ja kas võitlust peetakse kuni võiduni? Võitlust peetakse kuni võiduni, et ma endiselt rõhutan seda, et kogu Euroopa Liit rakendab toidule mingil suuremal või vähemal määral mingitele teatud toidukaupadele vähendatud käibemaksu ja Eesti läheb selles suunas kindlasti varem või hiljem. Pole küsimust. Kas kvaliteetsest toidust on Eestis saamas luksuskaup? Hea küsimus, pole kursis. No poes käite süüa ostmas? Ja ikka. Olete tunnetanud, et hinnad on kuidagi kallimaks läinud? Kohe kindlasti. Kui aus olla, siis küll jah. Siuke nagu kvaliteetsem liha, ökotoidud või siis puuviljad. Hinnavahe on väga suur, kas sul on vahet, kas sa ostad 2 eurot kilo õuna või 5 või 6? Ei, ega ma ei jäta midagi ostmata, aga kui ma 6 aega tagasi tulin kauplusest, arve oli 30, siis nüüd on 60. Ja muidugi ma pean vaatama, kui on paremad sooduspakkumised. Kindlasti on rohkem valmis toitu hakanud ostma selles suhtes, et ei saa seda terve komplekti kokku, siis pigem võtan selle, mis on juba koos nii-öelda. Nii et see, et hinnad on kallid, see hakkab vaikselt ka läbi toidu tervisele siis? Kindlasti, kindlasti. Ebakvaliteetsemat ma ei vaata, aga eks ma hindasid kindlasti vaatan. Aga kui nüüd aus olla, siis ega kodus teeb ma vähem süüa, kuna ma elan üksi, siis mul on ausalt öeldes odavam väljas söömas käia korra päevas 7-6 euro eest, kui osta iga päev või üle päeva vähemalt 20 euro eest süüa. Aga kõike, mida soovite poest osta, enam lubada ei saa? Ei, ma ei tea, mul võib-olla ei ole nii erilisi soove, siis saan küll, jah. No õnneks ei ole veel. Mina ei ole pidanud loobuma, aga ma arvan, et väga paljud inimesed siiski peavad seda tegema. Et ma isiklikult arvan, et see toiduainete käibemaks võiks tõesti olla väiksem kui vähegi võimalik. Kuskilt tuleb kokku hoida, aga selles mõttes ega elu elamata ei jää. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski, tänan, et olite meiega. Kohtume taas juba järgmisel reedel ikka Õhtulehes ning tuletan meelde, et saade on järelvaadatav ka Õhtulehe YouTube'i kanalis. Aitäh teile!